Tere hommikut, head osalejad siin saalis ja head osalejad siis veebi vahendusel. Et täna on siis selline tore päev meil ettevõtlusnädala raames nädala viimane üritus. Vaimse tervise teemad on täna meil käsil ja nii hea, et oleme täna kokku saanud siin taevaskojas ehk kohas, kus taevas ja maa kokku saavad ja kus siis veel mitte kui siin rääkida vaimse tervise eest ja tasakaalust. Aga ilusat päeva kõigile minu poolt ja Ave Kail ehk tutvustab ennast ise ja toredat päeva jätku. Aitäh sulle. Tere ka minu poolt ja võib-olla tõmbame selle ukse ka tagant kinni, et siis me kuuleme paremini võib-olla, mis me räägime. Minu nimi on Ave Kail Kaskla-Kupriis ja ametilt olen ma siis ja hariduselt siis töö- ja organisatsiooni psühholoog. Lisaks ka konsultantnõustaja ja psühholoogiline nõustaja. Ja igapäevaselt ma tegelen põhiliselt siis sellise nõustamisformaadiga nagu võõras sõber, mis on siis just ellu kutsutud ettevõtetele toetamaks oma töötajaid stressi ja läbipõlemise ennetamisel. Lisaks olen siis ka töö- ja organisatsioonipsühholoogide liidu ETOP üks asutaja liikmetest. Tegelen veel sisekoolitustega, kus siis räägin konkreetse ettevõtte töötajatega tavaliselt just nendel samadel teemadel nagu stress ja läbipõlemine. Ja lisaks siis ka igapäevaselt puutun kokku siis ka riskianalüüside koostamisega ja sealhulgas siis need hirmsad ja hoomamatud psühhosotsiaalsed ohutegurid ka. Ja kui ma midagi sellist enda kohta nagu iseloomustavat tahaksin öelda, siis kõige paremini iseloomustab mind see, et minu jaoks ennetus on nagu kõige olulisem. Ehk siis, et me peaksime rääkima oma muredest ja probleemidest siis, kui nad tekivad, mitte siis, kui nad meil on üle pea kasvanud ja kui me peame hakkamagi tegelema siis kriisidega ja juba reaalselt ellujäämisega. Ehk siis võib-olla tasuks endal meeles pidada, et selline, nii nagu füüsilise tervise puhul, et see, et ei ole valu või ei ole haigust, siis see ei tähenda veel seda, et me oleme terved. Et terve olemine peaks tähendama seda, et kas me saame olla õnnelikud ja et vaimse tervise poole peal on just see selline slogan ja moto, mida ma tahaksin kanda, et õnnelikkus on see terve olemise kõrgeim tase. Ehk see, et isegi kui mul ei ole suurt muret siis, või probleemi hetkel, siis ma peaksin püüdlema selle poole, et kas ma saan olla igapäevaselt õnnelik. Ja täna see teema, millest me siis nii-öelda räägime, on siis selline kulu-tulu pool. Ehk siis, et katsume aru saada, et kas see, kui ettevõte investeerib ja toetab töötajate vaimset tervist, et kas see siis ikka on kulu või see tegelikult võib olla hoopiski sellele ettevõttele tulu toov tegevus. Ja me räägime täna kahes jaos, kõigepealt kuni 12:30, siis teeme pooletunnise pausi ja jätkame kell 1. Meil on siin kohapeal ka mõned inimesed, kellel on võimalus ka küsida, kui tekib mingisuguseid küsimusi, siis selleks andke lihtsalt märku ja ma tulen mikrofoniga teie juurde ja saab selle küsimuse esitada. Aga nüüd lähme siis selle teema juurde ja räägime kõigepealt, miks üldse on vaja tegeleda vaimse tervise kaitsmisega. Sest kuigi sellest räägitakse viimasel ajal aina rohkem, on reaalselt mure korral abi otsimine ikkagi veel selline problemaatiline, natukene piinlikkust tekitav isegi, et ma peaksin nagu tunnistama, et mul on töö juures või töökeskkonnas on järsku muutunud midagi talumatuks ja ma nagu ei saaks enam oma tööga hästi hakkama. Ja see on sageli just selleks põhjuseks, et miks me ei saa rääkida ennetusest, vaid miks me ikkagi jõuame sinna mingisuguste selliste haiguslehte nõudvate diagnoosideni. Ja ma natukene tahaksin rääkida numbritest ka, mis ma siia olen välja toonud. Ja see 25% siin slaidil seisabki selle eest, et tegelikult 25% meist on need, kes oma elu jooksul kogevad vaimse tervise probleeme ja muresid ja kes sellel alal nii-öelda nagu abi vajaksid. 6 inimest 10 on need, kes on saanud endale depressiooni diagnoosi. Mitte 6 inimest 10, vaid 6 inimest 100, nii nagu slaidil on ka kirjas.
et on need, kes on saanud depressiooni diagnoosi, mille taga väga sageli ongi just see stressi nii-öelda üle pea laskmine, läbipõlemine ja sealt tulenev siis depressioon. Siis 38% tähendab siin seda, et see on see hulk inimesi, kes ütlevad, et nende selliseks põhiliseks stressipõhjuseks ongi just nimelt töökeskkond. 50% all on meil siin märgitud selline 2 numbrit, üks neist on hea ja teine on halb. Halb asi on see, et 50% küsitletud inimestest ütlevad, et nende jaoks töö ja tööstress nagu käivad kokku, et see on selline normaalsus. Hea nii-öelda uudis selle 50% juures on aga see, et kui me tegeleme enda vaimse tervisega, kui me tegeleme nende stressiallikatega nii-öelda ennetuse tasemel, siis tegelikult on võimalik ära hoida kuni 50% sellistest haiguslehtedest või sellistest pisihaigestumistest. Ja viimane selline tohutu suur number, 572 miljonit. Et see on nüüd siis eelmisel sügisel Sotsiaalministeeriumi poolt välja antud aruande baasil, siis see summa, mida me täna Eestis kulutame nii-öelda vaimsele tervisele. Ja see tähendab vaimse tervise kulud, mis tähendab ka seda, et siin sees on ka just see tööandjate või ettevõtete saamata jäänud käive. Ja saamata jäänud käive selle tõttu, et tema töötajad ei ole saanud töötada nii-öelda täies mahus, täiel võimsusel, täie motivatsiooniga ja just sellepärast, et see vaimne tervis on tõmmanud nad nii-öelda natukene eemale ja teinud nende elu siis tunduvalt raskemaks. Me ei saa üle ega ümber täna, kui me räägime töökeskkonnast ja räägime stressipõhjustest, me ei saa üle psühhosotsiaalsetest ohuteguritest, mis on siis nüüd ka eelmise aasta 1. jaanuarist igale ettevõttele, olenemata selle suurusest, on siis kohustuslikud ikkagi ära hinnata enda ettevõttes. Ja mida siis nii-öelda seadusandlus ütleb selle psühhosotsiaalsete ohutegurite kohta, siis siin on nüüd väga konkreetselt välja toodud, et varasemalt seal oli lihtsalt öeldud, et tööandja peab tegelema nende töökeskkonna psühhosotsiaalse seisundiga või sellise turvalisusega, aga nüüd ta on hästi täpselt nagu välja toodud, mis on väga positiivne, sest tegelikult me oleme aastakümneid tegelenud ju või rääkinud sellisest töökoha ergonoomikast ja me ei ole kunagi, me enam ei eelda, et me anname inimesele nagu suvalise tooli, istu kuidagi seal peal. Ehk siis, et me ikkagi püüame anda inimesele sobiva töökeskkonna, sobivad töövahendid. Toole saab reguleerida, laudu saab reguleerida, me vaatame, et meil on kuvar õigel kõrgusel, aga samal ajal eeldame, et selliste stressoritega peavad kõik nagu ühtemoodi hakkama saama. Et siis minul isiklikult on hästi hea meel, et see rõhk sinna nüüd tuli nii-öelda ka täiesti seadusandlikul moel ja toetab seda ettevõtja võimalust aru saada, et mis asjad need siis üldse on. Ja need, mis asjad need siis üldse on, need on siin siis välja toodud, ehk siis, et kindlasti üheks psühhosotsiaalseks ohuteguriks on siis õnnetuse või vägivalla ohuga töö. Siin võib mõelda politseinike peale, aga siin võib mõelda ka kuskil klienditeenindajana töötava inimese peale. Ehk siis tegelikult igal pool, kus sa puutud kokku inimestega, on sul oht sattuda vägivalla ohvriks, sest sa ju tegelikult ei tea, kellega sa kokku puutud. Teiseks on siis selline ebavõrdne kohtlemine. Ebavõrdne kohtlemine võib tähendada seda, et me maksame sama töö eest kellelegi kõrgemat tasu või kellelegi madalamat tasu, aga ei pruugi. Ebavõrdse kohtlemise all võib olla ka see, kui ma tunnen, et organisatsioonis on tekkinud mingid lemmikud, keda soositakse, keda võib-olla saadetakse kuskile ettevõtet või organisatsiooni esindama, kes saavad nagu rohkem sellist positiivset tähelepanu ja kui näiteks teiste puhul tuuakse pigem välja just negatiivset. Ja ebavõrdlus on ka tegelikult sellisel väga loomulikul moel üks kõige raskemini talutavaid tundeid inimesele. Ehk siis, et kui meil on ebavõrdsus, siis seda meil on väga-väga raske taluda.
ükskõik mis tasemel see on ja töökeskkonnas ka väga tugevalt see tuleb välja. Siis loomulikult kiusamine ja ahistamine tööl. Kiusamisest on sageli nagu küsitakse või tuleb inimene ja räägib, et ma ei tea, et võib-olla ma olen ise liiga nõrk või võib-olla ma olen ise liiga tundlik, aga ma arvan, et mind kiusatakse. Siis minu sõnum on küll see, et kui sa tunned, et sind kiusatakse, siis sind kiusataksegi, sest see tunne sinu sees on kindlasti õige. Küsimus nüüd on selles, et kas kiusatav teab, et ta sind kiusab, ehk siis, et oled sa enda kaitseks rakendanud sinu võimuses olevaid nii-öelda vahendeid. Kui nüüd võtta selline kiusamise definitsioon, siis selle alusel kiusamine on see, kui see on tahtlik, kui see on pikaajaline ja kui see kiusatav on jäetud nii-öelda nagu nõrgemasse positsiooni, ehk siis, et tal puudub nagu vastuhakkamise võimalus. Ehk siis, et iga olukord ei pruugi olla kiusamine nii-öelda definitsiooni järgi, küll aga on ta ikka kiusamine sellele inimesele, kes selles olukorras on. Ja see on see koht, kus siis ka tööandja peab nii-öelda vaatama, et tema inimesed oleks piisavalt koolitatud, mõistmaks, mis on kiusamine, mida kiusamine selle organisatsiooniga teeb. Et tegelikult väga sageli võib olla kiusamine nii-öelda tolereeritud ülevalt poolt ja seda on siis väga raske murda. Ja mis võib-olla ei tundu nii selline tõenäoline, aga tegelikult juhtub väga tihti, on see, et juht on see, keda kiusatakse. Sest tundub, et on ju tugevamal positsioonil, kuidas see olla võib, aga väga sageli on juhi käed väga seotud ja ütleme, et see oma kollektiiv võib olla ka kiusaja. Ehk siis, et seda ei saa ka võtta nagu raudreeglina alati, et ülemus kiusab alluvat. Et seal vahel on ikkagi väga palju ja väga palju sõltub ka sellest inimese enda nii-öelda tugevusest. Ehk siis, et isegi juhtival kohal võin ma olla tegelikult väga selline ebakindel, ma võin olla väga närviline ja kõik need asjad nii-öelda tegelikult soodustavad seda, et minust võib hoopis saada kiusatav, kuigi ma olen juhtival töökohal. Et selle peale tasub kindlasti mõelda. Siis töötaja võimetele mitte vastav töö. Teeme ikkagi neid uuringuid, kui uurime psühhosotsiaalseid ohutegureid ja siis ei ole mõtet küsida töötajate käest, et mis sa arvad, kas su töö vastab sinu võimetele. Keegi ei taha öelda, et ei, ma kuidagi slikerdasin ennast sisse ja nüüd ma ei saa hakkama. Ehk siis, et küsimustikuga seda nagu mõõta on väga keeruline. Mida me saame vaadata, me saame võrrelda sellist produktiivsust, hakkama saamist ja kus me tegelikult peaksime alustama seda nii-öelda töötaja võimetele vastava töö pakkumist on tegelikult värbamisel. Ehk siis, et mis sageli juhtub, on see, et nii tööotsija kui ka tööandja mõlemad on suhteliselt meeleheitel, sest ei leia õiget inimest ja siis tehakse kokkulepped, lubatakse midagi, milleks tegelikult hiljem ei olda nagu võimelised. Ehk siis, et siin on nagu värbamine hästi õige, et vaata, et inimene vastaks kvalifikatsioonile, vaata, kuidas sa saad siis teda toetada. Igal positsioonil alati ei ole oluline see, et tal on vastav, ma ei tea, kraad mingisuguses teaduses või aines. Sageli on olulised ka sellised isikuomadused, ehk see, et inimene on kergesti ümber õpitav, aga mida ta väga sageli ei suuda ümber õppida, on oma isiksuse omadused. Ehk siis need peavad siis olema ikkagi kuidagi ära märgatud, et need sobivad sellele kohale, et hiljem välistada seda, et meil üheks psühhosotsiaalseks ohuteguriks on siis võimetele mitte vastav töö. Sest võimetele mitte vastav töö on tegelikult ka üks suuremaid stressiallikaid. Järgmiseks, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö. See on ka hästi loogiline, ja see on ka see, kus natukene on nagu ära unustatud, et kui inimene töötab üksinda öövahetuses, siis on nagu okei, et ta töötab üksinda ja me saame nagu aru sellest, et ta on üksinda. Aga unustatakse ära, et täna on väga palju inimesi kodukontorites, kus nad võivad samamoodi väga-väga üksinda jääda. Ja see monotoonne töö, selle poole ongi kas või suvaline mingisugune liinitöö, ma teengi mingisuguseid, ma ei tea, seibe, 1 000 000 tükki päevas, et kuidas seda monotoonsust siis natukenegi nagu lõhkuda või seda pinget maha võtta, siis tegelikult üks hästi hea vahend on see, et anda töötaja tööle mõte. Ehk siis, et me ei saa teha seda seibi tegemist kuidagi huvitavamaks, eks ole, või seal väga palju variatsioone teha,
aga me saame inimesele anda mõtte, miks ta neid seibe teeb, mis nendest edasi läheb, võib-olla sinu väga kvaliteetselt tehtud seibile püsib mõni lennuk õhus. Ehk siis, et ikkagi ka sellisel väga lihtsal monotoolsel tööl tuleb ikkagi inimesega tuleb suhelda, tuleb anda talle see informatsioon, miks ta seda teeb, tuleb anda talle tema see tähtsus ja olulisus selles protsessis ja selline töö mõtestatus. Ja viimane punkt, mida siis seadus veel välja toob, on siis sellised muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis siis võivad põhjustada ka veel täiendavalt tööstressi. Ja siin võib siis mõelda seda näiteks vahetustega tööd, öötööd, avatud kontoris töötamist. Ma olen siia kirjutanud info liikumine ettevõttes, aga sageli ohuteguriks ikkagi pigem muutub see, et info ei liigu kontoris või siis liigub valikuliselt või siis liigub nii suure viivitusega, et ma saan selle info mujalt enne kui enda organisatsioonist, et see on väga sageli, mis inimestele tegelikult stressi põhjustab, et miks ma jälle lehest loen, et meie ettevõttes on selline probleem. Ja väärtustele mittevastav käitumine. Järjest rohkem tuleb seda, et järjest rohkem värvatakse inimesi selle nii-öelda väärtuste müümisega. Meil on nii, meil hoolitakse kõigist, meil on austus, meil on selline usaldus ja siis sa tuled tööle, infot ei saa, keegi käitub kellegiga väga halvasti. Ehk siis, et see väärtustele mitte vastav nii-öelda käitumine ettevõttes sees on üheks suureks stressi põhjuseks, sest reaalselt väärtus peaks olema midagi sellist, et kui me oleme selle ettevõttes kokku leppinud, siis see on minule nagu selliseks kilbiks. Minul on see nagu kaitseks, ehk et kui keegi tuleb mulle rääkima mingisugust kuulujuttu, ma saan talle öelda, et aga meil on ju tegelikult sellised väärtused, et me austame üksteist, et see ei ole väga austav selle teise inimese kohta, kellest sa praegu räägid, et miks sa temaga ei räägi, et sa saad nagu ära blokeerida sellega palju halbu asju, mis sinu suunas tuleb, just läbi selle, et sinu kaitseks ongi need austused või väärtused, mitte austused. Aga nüüd siis täpsemalt edasi siis minu nii-öelda lemmikteema juurde, mis on siis stress ja läbipõlemine. Ja ütleme, et sellise definitsiooni järgi siis võib öelda, et stress on meie organismi vastus siis sellistele positiivsetele ja negatiivsetele pingetele. Ja kui kõige iseloomustavamat sõna otsida nii-öelda stressi kohta, siis võiks öelda see, et stressi puhul on kõike hästi-hästi palju. Ehk siis see on selline hüperaktiivsus, pinged on laes, kogu aeg peab kuskile tormama, midagi tegema, selline hästi-hästi tugev nagu liikumine, mida on nagu tunda. Ja tasub siin vaadata seda stressi ka veel kahest vaatepunktist, et meil on olemas nii-öelda negatiivne ja positiivne stress. Ehk siis, et tegelikult positiivne stress ehk eustress on siis selline, milles me tegelikult tunneme ennast nagu hästi, me tahame seal olla, sellepärast, et see on seotud meie saavutustega, isikliku arenguga, selliste mitte nüüd takistuste, vaid just nagu väljakutsetega hakkama saamisega. Et ma teen midagi ära ja siis ma saan olla uhke, sest see oli selline, mis nõudis pingutust, aga ma sain nagu hästi hakkama. Et teine, seal on alati selline isiklik areng sees ja sellised positiivsed suhted või positiivsed tunded selle tegevuse ümber. Et siis teiselt poolt see nii-öelda see halb ehk distress on siis just vastupidi, et minu tunded juba selle tegevuse vastu on negatiivsed, reeglina iseloomustab seda sageli see, et mul tegelikult nagu puudub kontroll, ehk siis ma olen väga sageli selline käsutäitja. See toob endaga kaasa sellist väsimust, ma püüan vältida, ma püüan edasi lükata neid asju, mis ma nagu tegema pean. Et sageli on mingisugused, ma tunnen, et on mingisugused nagu takistused või piirangud, et isegi kui ma pingutan, ma ei suuda saavutada sellist nagu rahuldavat tulemust. Ja põhiliselt sellised faktorid, mille puhul siis stress on nii-öelda nagu oluline, võib välja tuua mõned sellised väga konkreetsed sõnad, mida endale nii-öelda meelde jätta. Ja esimene on see, et on, kui tähtis see ülesanne on.
Kui minu tegevusest või tegevusetusest sõltub näiteks kellegi elu ja tervis, siis automaatselt see tõstab minu stressitaset, et ma olen vastutav nagu kellegi elu või tervise eest. Samamoodi ei ole vähem stressirohke see, kui see tähtsus tuleb sellest, et kui ma linnukesed on õigesse auku, kas siis see miljon liigub siiapoole või sinnapoole. Ehk siis, et suur rahaline väärtus samamoodi tõstab seda tähtsust ja olulisust ja automaatselt tõstab ka stressi. See on ka see põhjus, miks tegelikult on, ütleme, et sellised meditsiinitöötajad, igasugused reageerijad, politseinikud väga suures stressi nii-öelda riskis, aga samamoodi ka näiteks pankurid, kes tegelevad väga suurte summadega, kus minu eksimus võib põhjustada tegelikult midagi. Samamoodi ongi, ütleme, et ikkagi suurte korporatsioonide sellised finantspooled, kus sinu eelarved ja kõik peavad olema väga-väga läbi mõeldud, et sa ei tekiks seal mingisugust eksitust, sest see eksitus võib maksta nagu suuri summasid. Et on siin täitsa reaalelust näiteid, kus inimene tuli ka nõustamisele just selle tõttu, et kuigi ettevõte iseenesest kuidagi seda ära ei karistanud ja seda võeti nii-öelda nagu õppetunnina, ehk siis, et oli olemas see psühholoogiline turvalisus, siis vaatamata sellele inimene ise tundis, et ta vajab just seda nagu täiendavat toetust ja nagu aru saama, et see stress maha võtta, sest lihtsalt liiga hilise reageerimisega ettevõtte kaotas 2 miljonit. Et need on sellised päris hirmsad asjad ja on arusaadav, kus see stressis on, isegi vaatamata sellele, et sellele järgnenud karistust on inimeses sees ikkagi see nii tugevalt, et tal oli veel eraldi vaja tulla, võtta endale see aeg ja saada aru, et ma saan sellega nii-öelda nagu edasi elada. Sa ütlesid, et siis on hea mõistmine, kui sellist asja ei karistatud. Just, et ma kordan üle, et kuuleksid teised ka. Et just, et see on üks selline, me hiljem räägime ka psühholoogilise turvalisuse üks selline alustalasid. Aga lisaks on siis selline kõrge stressi tekitav faktor on kindlasti teadmatus. Kas ma siis tean, mis juhtuma hakkab või ma ei tea, mis juhtuma hakkab, et seal on nagu väga suur vahe. Et kui ma pean nagu iga päev pea ees hüppama tundmatusse vette, siis igal juhul on minu stress kõrge. Kui mul on päevaplaan, ma tean, kellega ma kohtun, mida ma teen, mis minu eesmärgid on, mis ettevõtte eesmärgid on või organisatsiooni eesmärgid, siis on minu stress tunduvalt madalam. Ma tavaliselt selle koha peal räägin ühe sellise isikliku naljaka loo ka selle teadmatusega just, et ma olin 12-aastane, me läksime sõbrannadega kinno vaatama Ameerika libaunt Londonis filmi, mille käigus siis üks mees muutub libahundiks mitu korda. Ja 12-aastase jaoks seal pimedas kinosaalis oli tegelikult kohutavalt hirmus. Ja me leppisime sõbrannaga kokku, et kui ta nüüd üks kord veel muutub, siis me lihtsalt hüppame üle pinkide ja jookseme koju. Ja muidugi muutus ja me läksimegi ära. Ja niisuguse poole filmi pealt, aga mind jäi natukene see asi painama, ikkagi ma magasin öö ära, sain nagu aru, et tegelikult ju need asjad niimoodi ei käi ja inimese tundiks ei muutu. Ja siis ma läksin järgmisel päeval uuesti siis teiste sõbrannadega ja hakkame seda filmi algusest vaatama ja mina ei suuda naeru pidada. Nii naljakas. Mind väga minu jaoks oli naljakas ka see, kuidas teised olid sellised väga ärevil ja niisugused ehmatusvalmis, ma tegin et ja siis saadki nagu aru, et midagi muud polnud muutunud. Film oli sama, mina olin sama, mis ma olin saanud öö otsa selle otsas magada nii-öelda, mõelda läbi, et tegelikus elus ju sellist asja ei juhtu. Ja ma tulin ja see algus oli nii tuttav, ma teadsin, kuna mul ei olnud enam seda momenti nagu, et ma ei tea, kuna see muutumine toimub, sest see oli kuidagi hästi jäle. Et siis see etteaimatavus andis mulle selle, et tundus, et õudusfilm muutus komöödiaks. Eks, et kui kuskil on selline olukord, et tuleb minna nagu tundmatusse, siis tasub enda jaoks kas või mingisugused stsenaariumid välja mõelda. Eks, et vaata, et vist hakkab nagu niimoodi juhtuma, et siis saab seda stressipinget sealt nii-öelda nagu maha võtta. Siis üheks selliseks stressifaktoriks, ehk siis mis võib põhjustada selliseid tugevamaid tagajärgi, on kindlasti siis see stressikestvus. Ehk siis, et me saame väga hästi tegelikult hakkama sellise lühiajalise stressiolukorraga,
see võib meid isegi nii-öelda hästi mobiliseerida, me võime mingi asja teha tunduvalt paremini ära, kui me seda oleksime teinud sellises puhkeolekus, aga oluline on see, et see stress ei jää kestma. Oluline on see, et meil ei saa olla 365 päeva aastas kõrghooaeg. Et meil peavad olema ikkagi mingid hetked, kus me saame, see ei tähenda nagu puhkust, et ma ei tee tööd, aga ma teen teistsuguseid ülesandeid, mis ei ole nii suure selle siis stressiväärtusega. Siis kindlasti on oluline, milline on minu vastupidavus. Ehk siis kuidas ma toime tulen, kuidas ma vastu pean, kas mul on piisavalt jõudu ja tahet, et selle olukorraga hakkama saada. Et need on sellised märksõnad siis, millele tasub tähelepanu pöörata ja ütleme, et kui me räägime ka selle stressiga hakkama saamisest, siis just see etteaimatavus ja kontroll on kaks sellist asja, millega saab nagu natukene tasakaalustada, et see stress ei läheks liiga kõrgeks. Ehk siis, et kui ma ei suuda mingit olukorda kontrollida, et ma siis püüaksin teda teha võimalikult etteaimatavaks. Ja kui mul ei ole õrna aimu, mis hakkab toimuma, et kas seal on siis mingid faktorid, mida ma saaksin kontrollida, ehk siis, et võib-olla ma pean mingi väga probleemse kliendiga kokku saama, ma isegi ei tea, mille eest ta mind seekord sõimab, aga ma saan vähemalt võib-olla kontrollida seda kohtumise aega, ehk siis me saame kokku homme kell 12, ma olen selleks hetkeks valmistunud ja siis nüüd ma tean, midagi hullu tuleb, aga et vähemalt ta tuleb mulle sobival ajal. Et selles mõttes nende kahe asjaga võiks natukene mängida, et sellel stressil nii-öelda päitseid peas hoida. Ja kui me üldse räägime stressist, siis stress on tegelikult selline asi, et ta võib nagu organismile füüsiliselt niimoodi mõjuda, et ta võib olla täiesti surmav. Ehk siis, et see selline vahepeal startup ettevõtetes oli hästi popp, et nagu kiideldi sellega, kuidas töötati, ma ei tea, 100 tundi nädalas on ju, et täna on sealt ka hästi palju või kogu see kogukond on andnud just selle sõnumi välja, et see ei ole. Ja tegelikult sa ju ei tööta, sa tegelikult tiksud. Et pigem tee oma 40 tee hästi, aga ära jäta ennast tiksuma, ära jäta ennast sinna sellesse stressi sisse nii-öelda nagu pikalt ja pidevalt. Üks oluline märksõna veel, mis ma siin juures tahan nagu öelda, on või tegelikult kaks. Et siis üks on see, et see positiivne lootus, ehk siis, et ma alati usun sellesse, et kui see projekt saab läbi, kui see periood saab läbi, kui see asi saab tehtud, siis läheb kõik normaalseks. Ma saan natuke puhata, ma saan natuke tagasi tõmmata, kõik on nagu sellises nagu rahulikumas tempos. Ja teine märksõna on see, et reeglina inimene saab ise aru, kuidas stressis. Ja tavaliselt me kuuleme seda ka nii-öelda oma jutus, et mul ongi, kas mul on pingeline periood või mul on väga raske projekt või ma olen natukene stressis selle asja pärast, et siis inimesel on nagu see teadlikkus reeglina olemas selle kohta, et ta sellises olukorras on, mis annab nagu lootust seda, et ma saan midagi seal veel nagu muuta. Et kui me mõne hetke pärast räägime läbipõlemisest, siis seal on paljud need asjad just vastupidi. Aga et enne, kui me sinna läbipõlemise juurde läheme, et ütleks veel just selle tööstressiga seoses ära, et kui meil muidu on see vastus sellisele organismi vastus nendele igasugustele pingetele, et siis tööstressi puhul loogiline ongi see, et see tekib siis, kui need sellised vastuolud tekivad mul töökeskkonnast, et siis me nimetame teda nii-öelda tööstressiks. Meeles tasub pidada ka seda, et ega iseseisvalt ei ole stresshaigus, aga just see pikaajaline stressi seisundis viibimine on see, mis võib viia siis haigusteni. Sest nagu ma ütlesin, stressiga kaasneb selline organismi üldine pingeseisund ja ta lihtsalt võtab ja muutub vastuvõtlikuks erinevatele siis haigustele, mis tõttu stress ei ole haigus, aga stress on riskifaktor siis paljudele haigustele. Ja seal ongi see, et kui on sellised kõrged tööalased nõudmised, sa pead olema väga täpne, väga tähelepanelik, aga samas sul ei ole mingisugust sellist nagu kontrolli selle tegevuse üle, siis öeldakse, et see väga sageli seostatakse südame-veresoonkonna haigustega ja ka kaela ja nende selja selliste pingevaludega. Kindlasti, mida tööstressiga sageli seotakse, on igasugused unehäired, uinumishäired. Ilmselt ei ole võõras paljudele see, et ma lähen voodisse ja siis ma hakkan mõtlema selle projekti või selle asja peale ja ma lihtsalt ei saa ja kell on 1 ja kell on 2 ja kell on 3 öösel.
et väga tugevalt on seotud unehäiretega, samuti selline tundlik magu või maohaavandid, astmat ja isegi vähki on mingitel juhtudel nii-öelda selle tööstressiga just nagu kokku pandud. Mis veel võimendab seda, on see, et stressis inimene on altis sellisele riskikäitumisele. Ta hakkab tarvitama võib-olla rohkem alkoholi, ta hakkab suitsetama, võib-olla saab veel mingeid muid meelemürke kätte, reeglina see toitumine läheb ebatervislikuks. Tekib inimesel selline, räägime tunnustes veel üle selle ka, aga selle inimesega võivad hakata juhtuma õnnetused, olgu need siis kodus või tööl. Ja nii nagu mitu korda mainitud, see stress võib edasi minna läbipõlemiseks ja läbipõlemisest edasi siis juba ka depressiooniks. Ja viimane asi siin plokis on see, et kui me räägime sellest positiivsest stressist, et siis ikkagi midada meeles, et selles me ka ei saa olla pidevalt, sest organismile see pingeseisund on täpselt sama nagu negatiivse stressi puhul. Ehk siis, et meie organism ei tea, et meil on hästi tore seda tegevust teha ja ma töötan 16 tundi päevas sellepärast, et mulle meeldib, vaid just tekib see olukord, kus organism ei saa sellest aru ja see läbipõlemine tekib ka selle positiivse stressi pealt, ehk siis sulle väga meeldib. See on ka üks juhus, kus inimestel on nagu palutud, et mine võta puhkust või isegi on soovitatud karjääri muuta, et ütleb, mul ei ole mitte midagi peale selle töö, mulle nii meeldib see töö. Aga samas ta põletab ennast sellega läbi. Ehk siis, et oluline on ikkagi ka selle väga meeldiva töö juures jätta meelde, et pausid, puhkused, sellised lõdvemad perioodid peavad olema sees. Et ilma selleta me ei saa. Aga nüüd siis see teine slaidi pool ehk siis läbipõlemine. Kui me läbipõlemist nii-öelda defineerime, siis läbipõlemine on selline vaimne, füüsiline ja emotsionaalne kurnatus. Ja kui me rääksime, et stressi puhul on kõike hästi palju, siis läbipõlemise puhul on vastupidi. Kõike on vähe, ei jaksa, ei taha, ei ole motivatsiooni, selline tüdimus, lootusetus, väsimus, abitus on need siis tunded, mis nii-öelda kaasa sellega tulevad. Ja põhiline kahju siin ongi selline emotsionaalne ja reeglina ta viib siis sinna depressioonini, sest ühel hetkel inimene ta tunneb, et midagi enam ei muutu paremaks ja siis selline nagu elu mõtte kaotab ära. Et miks ma peaksin või ühes saates väga hästi kirjeldas ühte depressioonis üks noor tüdruk ütles, et ega ma ei tahtnud ennast ära tappa, ma lihtsalt ei hoolinud, kas ma elan, kui ta kõndis klapid peast trammitee peal. Ehk siis, et selline hoolimatus ja selline jõuetus ja lootusetus ja abitus on need, mis tulevad siia juurde. Ehk siis selline, nagu kõik hakkaks sinu ümber kokku kuivama ja ei oma nagu sellist tähendust. Ja kui ma enne ütlesin, et hästi oluline on see, et inimene saab aru, kui ta on stressis, siis läbipõlemisest inimene ise aru ei saa. Ta on seal üksinda ja seal, miks me järgmise slaidi peal räägime, aga kuidas märgata, on just see, et seal ta on selles mõttes nagu üksinda. Tema enam aru ei saa, sest tema on enda jaoks selle olukorra ära normaliseerinud, tema arust ei lähe midagi enam kunagi paremaks. Ja siis ma ei oska siit enam nagu välja ka tulla või tahta tulla siit välja, sest minu jaoks see lootus on nagu kadunud. Ja see ongi selline uus kestev normaalsus ja sellepärast aga sinna depressiooni sageli edasi nii-öelda kukub. Üleüldse on siis, võib vaadata selliseid erinevaid nii-öelda tunnuseid läbipõlemise juures. Esiteks on siis füüsilised tunnused, ehk siis, et inimene tunnebki sellist füüsilist energiapuudust voodist, magad ära seal voodis 8 tundi ja sa ei taha sealt välja tulla, sest esiteks sul ei ole põhjust tulla, teiseks sul ei ole jõksu ja jõudu sealt välja tulla. Ongi siis vähenenud immuunsus, hakkavad tekkima sellised külmetused, viirushaigud, gripid, igasugused pealihas valud ja uneprobleemid. Ja see läheb sellisesse nagu rattasse. Siis lisaks on emotsionaalsed tunnused, mida võib-olla on, ütleme, ka kõrvalt rohkem näha, aga mida võib-olla alati ei oska seostada läbipõlemisega, sest ega nad võivad veel nagu
välja paista toimivad. Aga mis need sellised emotsionaalsed tunnused ongi siis selline närvilisus, kannatamatus, kõik tekitab sellist frustratsiooni, tujukus, kurbus, vahel ka tujutus, ehk siis, et ei ole üles ega alla. Ja nagu enne ütlesin, selline lootusetus, abitus, üksinduse või sellise lõksus olemise tunne, ei ole motivatsiooni ja kõik tundub selline negatiivne. Mul hiljuti just küsiti üks inimene, ütles, et ta pakkus abi oma siis lähedasele, kes oli kaotanud abikaasa ja ta sai sõimata selle eest. Et mul ära topi. Ja ütles, et kuidas neil saab olla nii ebaviisakas, et mis sest, et tal on nagu lein, et miks ta mulle niimoodi nagu ütleb või miks ta ei suuda aru saada, et ma teen talle praegu head. Et siis ma püüdsingi talle nagu seda olukorda selgitada sellega, et mõtle nüüd, et sa oled järves ja sa hakkad uppuma ja siis keegi tuleb ja torgib sind küljest, aga sa ribisid tahad õhtuks süüa või? See on nii ebaoluline lihtsalt sellel hetkel. Sa püüad lihtsalt nina vee peal hoida, sa püüad lihtsalt nagu ellu jääda ja siis keegi küsib, mis õhtusöögiks tahad. Et seal tekib nagu sama see, ehk siis, et see lähenemine ka sellele inimesele peab olema väga selline läbi mõeldud, et ma ei lähe teda siis selle õhtusöögi teemaga torkima, vaid ma mõtleksin, mis talle sellel hetkel on oluline, mida tema näeb, kui tal ainult nina on vee peal. Ja viimane, mida me võime vaadata siit nii-öelda läbipõlemise juures tunnustena, on siis käitumuslikud, mis on töökeskkonnas üsna hästi välja paistvad. On siis näiteks selline inimene ei võta enam mingisuguseid lisaprojekte või ta ei võta enam ühtegi vastutust rohkem, kui talle on täpselt nii-öelda ette nähtud, et ta teeb väga-väga miinimumi programmi. Ta ei panusta enam suhetesse, ehk siis, et ta ei ole see, kes teile helistab või see, kes teile sõnumi saadab. Ta võib-olla püüab mingil hetkel vastata, kui nagu tema pool on pöördutud, aga ta ise enam see ei ole, et kes hakkab kuskile panustama, et kellegiga mingisuguseid suhteid nii-öelda hoida. Ta hakkab reeglina töölt puuduma. Esialgu võib-olla rohkem põhjusega, hiljem veidi vähem põhjusega, vahel tekib see ka nii, et inimene hakkab nagu tõesti viimasel hetkel tulema, esimesel hetkel minema. Et kõik selliseid asju hakkab nagu tulema ja see töövõime loomulikult see langeb. Ehk siis, et ei ole võimalik, et ta töötab sama tempoga edasi ja tegelikult see töövõime langus on ka mingil määral ongi see organismi nii-öelda nagu kaitse, kuna ta näeb, et seda jõudu enam üldse ei ole, siis ta püüab seda jõudu jagada võimalik pika aja peale, et äkki ikka peaks veel natukene kauem nagu vastu. Ja nagu ma ütlesin, et räägime nendest tunnustest veel nagu sügavamalt sisse ka, et kuna see on nagu hästi oluline iseenda puhul ja see on hästi oluline ka kolleegide puhul, et me oskaksime märgata ja me reageeriksime nende asjade peale, siis esimene asi, mida ma palun nagu tähele panna nii enda kui oma kolleegide juures on see, et märka muutust. Ehk siis, et alustuseks tunne oma kolleegi üldse, et sa oskaksid muutust märgata. Ja siis vaata, et kas tema käitumises või kuskil emotsioonides on tekkinud mingisugused muutused ja saabki vaadata, kas seal poole aasta taguse ajaga või 3 kuu taguse ajaga, et mis on muutunud, sest mõni inimene on loomu poolest ongi närvilisem, eks ole, et see ei tähenda seda, et ta nüüd läbi põleb, aga et see ongi nagu temale omane. Et vaata seda muutust ja vaata, et see muutus oleks nagu pigem ikkagi selline pikaajalisem, ehk siis ikkagi paar nädalat, kuu. Ja ütleme, et mis ma siin ka välja olen toonud, millest ma kohe räägin, siis et need märksõnad ei oleks nii, et inimene oli 2 nädalat väsinud. Vaid et lisaks sellele tal oli veel see ja see ja see ka, ehk siis neid tunnuseid võiks olla 5, 6, 7 ja ikkagi need sellise pikema perioodi jooksul, et ei ole mõtet ka nii-öelda nagu üle minna ja üle hinnata ja kõige hullem veel ise endale diagnoosi panna, et oih, nüüd ma kindlasti olen läbi põlenud. Et lohutav on see, et kui ma mõtlen, et ma vist olen läbi põlenud, siis ilmselt on veel see väike koht veel enne seda läbi põlemist. Et see on positiivne. Mis ei tähenda seda, et sellega peaks tegelema, aga et ka nagu selline ülemuretsemine ja selline ülediagnoosimine ei ole kindlasti hea. Aga mis need tunnused siis on? Väsimus. Ehk siis ongi see, et kui te räägite inimesega ja
ta haigutab täna ja homme ja ülehomme ja kogu aeg ja te küsitegi, et noh, et kas sul on nagu midagi lahti, et sa ei saa magada hästi, et sa tundud nagu väsinud, et ei ole, no ma ei tea, ma juba 10 tundi magan ja ikka mitte midagi. Et selline nagu tõeliselt suur väsimus. Siis tujutus, nagu ma enne ütlesin, et võib inimene olla tujukas, aga ta võib muutuda ka tujutuks, ehk siis, et ei hooli, ei ole rõõmu, ei ole vihane ega kurb ka, aga lihtsalt ongi selline, nagu see eestlase naeratus. Et kui suunurgad on täpselt ühel kõrgusel niimoodi, et selline tujutu olek. Siis nagu juba mainisime, on alkoholiga liialdamine üks selline põhjustest, mis võib silma hakata ja see võib silma hakata ka nii, et te kuulete jälle, et kolleeg räägib, et iga õhtul juba tuleb see, et noh, siis võtsin pokaali veini ja tegin seda või võtsin pokaali või pudeli õlut ja siis tegin seda. Et jälgida ka seda, et kas see on läinud üle. Ma olen välja toonud kohvi, sest kohvi on ka üks tore selline indikaator ja just selles mõttes, et väga sageli stressis inimene hakkab näiteks töö juures, ta asendab hommikust ta kodus üldse ei söö, aga seda ei näe. Aga ta näiteks töö juures asendab lõuna musta tassi kohviga. Et kui see muutub, eks meil kõigil ole neid olukordi, kui me ei jõua lõunale ja tulebki see tass kohvi selle asemele, aga et kui see jälle muutub regulaarseks, et seda tasub väga vaadata, siis see sama produktiivsuse langus, ehk siis, et noh, loomulikult inimene ei jaksa enam sellise hoo, sellise tempo, sellise kvaliteediga töötada nagu siis, kui temaga on kõik hästi. Siis puudumine, nagu ma enne juba natuke ütlesin, et inimene hakkab puuduma nii-öelda üritustelt, aga jälle, kui te kuulete nagu vestluses, et näiteks ei käi mingis trennis enam, mingite hobidega on käega löönud, et ei ole aega, ei ole tahtmist, ei ole jaksu. Et selline puudumine nagu igalt poolt, et ta hea meelega tegelikult tahaks olla ju kodus ja loota asendis. Siis kaalumuutused. Organismid meil täiesti erinevalt reageerivad, ehk et ei saa öelda, et võtab kaalust alla, võtab kaalus juurde. Võib olla nii ja naa. Jälle tasub see, et lihtsalt kaalu tõusu ei tasuks minna ja küsida, et noh, hakkad läbi põlema või paksuks oled läinud. et mõelda ikkagi, kas on võimalus, et võib-olla on inimene lapseootel või võib-olla mõni teine põhjus, miks seda tehakse või miks see on tekkinud. Ehk siis, aga väga sageli see kaal mängib siia või sinnapoole nagu üles, eriti nüüd nende puhul, kellel ei ole selliseid suuri kaalukõikumisi ja siis järsku hakkab ühes suunas väga kindlalt nagu minema, et tasub väga tähele panna. Siis õnnetused, nagu ma rääkisin, et inimestega hakkavad juhtuma õnnetused ja just sellised pisi hajameelsuse tähelepanematuse õnnetused, ehk siis selline stressis inimene on see, kes köögis tal kukub tass maha, ta lööb vastu laudapõlve ära, ta trepi peal komistab, ehk siis, et ühe inimesega hakkavad juhtuma sellised asjad, et tekib nagu selline õnnetuse magnet. Küünilisus kindlasti tekib sellisesse tema olekusse, suhtlemisse, niisugune negatiivsus, pigem ärme teeme, pigem ärme lähme ja nagunii midagi ei tule välja. Kaitsesse minek. Inimene läheb selles mõttes kaitsesse, et ta ei taha enam võtta mingit nagu sellist vastutust ja siis tekib see olukord, kus ta hakkabki siis, et noh, mina olin puu otsas, kui pauk käis. Või siis tekib veel selline süüdistav, kus terve maailm on süüdi, kui nemad kõik oleksid normaalsed, siis mina saaksin oma tööd või tegemisi nagu hästi teha. Ja töökollektiivis vahel läheb ka see selliseks väga konkreetseks süüdistamiseks, ehk et kui see inimene nüüd teeks nii ja teeks oma hästi asju, siis mina saaks ka, aga see, et mina nagu ei saa oma ülesannet enam hakkama, see minu süü kindlasti ei ole. Peavalud, seljavalud, reeglina inimesed, see paistab nagu välja, reeglina nagu räägitakse, et noh, jälle pea valutab või jälle kael on kuidagi kange ja valus ja nii edasi. Seedehäired võib-olla ei ole midagi, mida võtta selliseks jututeemaks hommikul kohvi kõrval, et kuidas kõht läbi käis, aga kui need kestavad 2 nädala jooksul, uskuge, ka kuskilt hakkab nii-öelda nagu paistma välja. Ja siis, nagu enne mainitud, siis sellised külmetushaigused, mis lihtsalt selle nõrga immuunsuse tõttu hakkavad lihtsalt külge tulema. Ehk siis, et need on sellised märksõnad, millele tasub mõelda ja kõige rohkem siis tasub mõelda nendele selle muutuste vaatevinklist, ehk siis kuidas inimene enne oli ja miks ta nüüd järsku on muutunud või isegi kuidas ma ise
olin. Et vahel inimene ütlebki niimoodi, ütleb, et ma ei tea, ma olen muutunud selliseks inimeseks, kes mulle üldse ei meeldi. Et see on hästi sage, mida inimesed nagu nõustamisel ütlevad. Et siis hakkadki nagu küsima, et aga et mis need on ja siis järjest tulevad need asjad nagu välja, et ma jälle nähvasin kellelegi või ma jätsin, et mulle väga meeldis teha, terve pere nägi vaeva, et ma saaksin, ma ei tea, mingisuguse hobiga tegeleda ja ma lõin sellele käega. Et mingid sellised asjad hakkavad sealt niimoodi nagu välja tulema, et kindlasti selle peale tasub mõelda. Vaata vahepeal, kuidas meil ajaga on. Nii, aga et ma panin siia sellised hästi lihtsad 4 asja ka nii-öelda stressi maandamise kiirabiks. Ehk siis, et kui te olete nagu ära tuvastanud enda juures siis nüüd antud hetkel, et midagi on, mis siis nii palju nagu ärritab või seda stressi tekitab, et ma nagu hästi ei saa olla. Siis esimene asi, millele ma peaksin nagu selle teema või tegevuse või ka selle, ma ei tea, mingi teise inimesega seoses mõtlema nagu, mida mina saan teha. Fakt on see, et ma ei saa muuta teisi inimesi ega mingit ümbrust keskkonda, aga et mida ma siis saan teha. Vahel öeldakse ka see, et mul töö juures on mingisugune eesmärk, mis on vaja nagu saavutada. Ja siis ma küsin, et kui suur on sinu osa selle eesmärgi saavutamisel. Ja siis inimene ütleb, et minul sealt ei olegi midagi, aga ma ootan, et kui need ja need protsessid on läbi, siis ma ka teen ühe kliki seal lõpus. Ehk siis panna enda nagu stress ja muretsemine sellesse, kus sinust ei sõltu peaaegu nagu mitte midagi. Ehk siis, et olla enda suhtes väga selline konkreetne ja kriitiline mõelda, et mida mina saan teha, kui palju see minusse tegelikult nagu puutub. Kas ma saan võib-olla ümber hinnata enda mingisugust suhtumist millessegi. Siin on üks hea näide on see, et liikluses, kes on autojuhid, ikka hästi kurjaks ajab, kui keegi niimoodi tee peal ette keerab. Aga kui sa mõtled selle sama situatsiooni peale, et keegi tuli seal, ma ei tea, üle 3 rea keeras sulle ette, hästi kurjaks ajas, peaaegu oleks otsa sõitnud. Aga siis, kui sa teaksid, et nüüd seal autos, kes sellise totaka manöövri tegi, et võib-olla seal on isa haige lapsega ja see oli peaaegu magasid tee otsa maha, et haiglasse minna ja seal on elu ja surma küsimus. Sa jätaks või auto seisma teie äärde, sa viiks ta ise kohale. Mingit närvi ei ole. Sa ei saa olla kuri, sest tal on nii hea põhjus, miks ta seda tegi. Ehk siis aga, et see, et kas tal on põhjus või ole, me ju ei tea liikluses tegelikult. Me lihtsalt lähme närvi. Et siis minu soovitus alati on see, et aga mõtle, et tal oli selleks väga hea põhjus. Ta ei ole, ja mida ma sulle lubada võin, ta kindlasti ei teinud seda selleks, et sind ärritada. Ta ei ärkanud hommikul üles selleks, et ja nüüd ma süstin üle 3 rea ja ajan kellegi larja punaseks. Et oli see siis tema oskamatus, mis iganes, aga et see, kui palju sina vihastad seal autos üksinda, absoluutselt talle ei mõelda. Ta ei teagi enam sel juhul. Vahest hüppad küll kahe käega signaali peale, võib-olla ta siis nagu teab ka ja siis mõtleb, et mingi hull närvihaige. Et selles mõttes, et kõik, mis sa seal autos teed, sa teed endale ja veel halval juhul see, kui sul on keegi kõrval, väga sageli meil on laps kõrval, kes saab siis tegelikult selle endale kaela selle nii-öelda nagu vahu. Ehk siis, et sellistes olukordades tasub nagu alati mõelda selle peale, et üks vana ütlemine mulle meeldib, et selline närvi minemine on põhimõtteliselt nagu selline olukord, kus ma võtan mürki, aga loodan, et sina sured ära. Et seal tekib täpselt nagu see teisel pool on täiesti ükskõik. Ja samas sa suudad enda mõtlemist muuta läbi selle, kui sa mõtledki, et äkki tal on väga hea põhjus, miks ta nii tegi. Ja kui sa saad aru, et ta kindlasti ei teinud seda nagu sinu kiusamiseks, vaid lihtsalt kas siis oma rumalusest, oskamatusest, millest iganes. Et see on kindlasti selline kiirabivõte, mida võib enda juures nagu kasutada, kui tekib selline stressiolukord, siis mõelda just seda minu osa selles, et kui suur see minu osa tegelikult on. Siis teine, millele tasub mõelda, on see, et mis on faktid, mida ma tegelikult tean. Ehk siis, sest väga sageli me oleme ju nagu sellised nõidnaastjad, me ju kõik teame, mida teised mõtlevad. Aga kui me mõtleme faktide peale, siis fakti selline hea tunnus on see, et fakti ei saa nagu ümber lükata. Fakt lihtsalt on. Ehk siis, kui siia näide juurde tuua, siis näiteks ma lähen mööda koridori, mulle tuleb kolleeg vastu ja mulle tere ei ütle. Mis ma mõtlen? Ma mõtlen,
nüüd on vihane mu peale. Miks ta vihane on? Ma tegin eelmine nädal natuke lolli nalja, ilmselt ta ei saanud sellest aru. Ja siis lähen ja mõtlen, ja siis ma ei ütle talle ka järgmine kord tere, kui ta tuleb vastu. Siis tegelikult oli ta nii nõme, et ta mulle tere ei öelnud. Ja siis lihtsalt lähed ja oled jälle selline. Aga selle asemel, et siis tegelikult nagu rääkida selle kolleegiga, et mis siis juhtus, kas sa ei märganud mind, kas sa solvusid selle nalja peale, mis ma eelmine nädal tegin, või võib-olla tuleb välja, et hoopis kolleegil suri hommikul kass ära ja ta mõtleb, et issand, mis ma selle karvaga, kus ma ta panen. Ehk siis, et sageli me tegelikult oleme iseenda murede, iseenda asjadega nii nagu seotud, et meil ei ole aega märgata ja mõelda teistest midagi. Üks väga anekdoot on ju, kuidas näidati erinevatele rahvustele näidati elevanti. Et mis te arvate sellisest loomast? Seal ma ei tea, sakslane vaatab, et vägeva londiga loom ja venelane vaatab, küll on suured kõrvad ja eestlane vaatab, mida see elevant must arvab. Ehk siis, et tasub natukene nagu olla vähem selles mõttes enesekeskne, et saada aru, et inimestel on enda mured ka ja alati ei pruugi mis iganes käitumine olla üldse teiega seotud. Aga et kuidas sellest nagu kindel olla, siis selleks tegelikult on suu peas ja tasub täiesti nagu küsida. Ja kui siis kolleeg ütleb, et tõesti oligi nõme nali ja ma ei kavatsegi sulle terve koostöötamise aja rohkem tere öelda, siis me saame sellega leppida. Midagi teha ei ole. Kui me tunneme, et tõesti see nali oli üle kohta, me saame muidugi vabandust paluda. Aga siis me teame. Aga et muidu selline lihtsalt mõtlemine, mis võis olla sellest enda üles keeramine, selle otsas istumine, veel mingi konflikti ette valmistamine tegelikult ei vii nagu kuskile. Ja fakt ju antud juhul sellise näidise või selle situatsiooni juures on ju ainult see, et ta ei ütlenud mulle tere. See on, seda me ei saa vaidlustada, nii tõesti oli. Aga miks ta ei ütlenud? Vot see on juba kõik meie oma arvamus, eelnevad kogemused selle inimesega, sellised tundmised, mu tänane tuju isegi mängib seal rolli. Et see on selline koht, mille peale mõelda. Siis järgmine, mille peale tasuks mõelda, on see, et kui täna mul on mingisugune väga selline pingeline ja raske olukord ja selline stressi tekitav olukord, siis aga mida see tähendab pikas perspektiivis? Kas see aasta pärast tegelikult omab tähtsust? Me oleme ju näinud väikseid lapsi kuskil mänguasja riiuli ja ma nii tahan. Homme ta isegi mäleta. See vedeleb see asi seal. Et samamoodi on meil, et me peame nagu mõtlema, et kas see tegelikult nagu pikas perspektiivis muudab midagi. Et ma näiteks tooksin ühe ka päris elu loo, kus inimene tuli nõustamisel, ütles ka, et ma olen täiesti väsiv, ma enam ei jõua, ma töötan täiskohaga ja ma kirjutan magistritööd. Ja arusaadavalt nii kurnatud, ma ei jaksa enam, ma lähen lolliks. Ja siis ma nagu küsisingi, et kas sa pead nagu hetkel sellel ajal, kui sa magistritööd, kas sa pead nagu töötama ka, eks sa pead nagu töötama täiskohaga üldse. Ja siis muidugi, et mul on seal liisingud ja süüa tahan iga päev ja nii edasi, et rääkisime läbi, tõesti, inimene ei saa nagu selle koha pealt hetkel järeleandmisi teha. Ma küsisin, et kas see magistritöö nagu esitamine nüüd sellel kevadel, et kas see on nii oluline? Sest tegelikult ei ole vahet. Ma töötan juba selle koha peal, mille jaoks ma seda üldse tegema nagu läksin. Ja tööandja kindlasti küll mulle selle eest nagu, ei ole probleemi. Et ma ei jäta ju isegi mitte katki. Et võib-olla ta on isegi hea meel, et ma teen siis nagu põhjalikumalt. Ehk siis, et see magistritöö nii-öelda siis esitamine sai lükatud aasta võrra edasi. Ja järsku tekkis mingisugune selline täiendav aeg või selline rahu ja see, et kõik ei ole nagu nii meeletult nagu tähtaegasid täis. Ehk siis, et reaalselt inimene saab selle magistritöö tehtud ja oma kraadi kätte, aga lihtsalt, et kas see on oluline, et ma sellega just täna praegu niimoodi tegelen hammas ristis ninast veri väljas. Ehk siis, et alati tasub mõelda, et mida see pikas perspektiivis tähendab, kas maailm jääb seisma, kas 5 aasta pärast on see üldse oluline. Et me väga sageli nagu tahame midagi ja pigem me nagu kardamegi seda pettumuse tunnet, mis on hästi halb tunne, kui me seda ei saa, või me oleme endale seadnud või võtnud mingisugused väga-väga kõrged kohustused. Ja samal ajal nagu muu maailma jaoks või isegi nagu vahel tasub pereliikmete käest küsida nende arvamust. Siis nad ütlevad ka, et sellest nagu meie silmis küll midagi ei muutu. Sest noortel inimestel sageli on hästi suur pinge just eile
üks inimene ütles nõustamisel, et tütar nagu põeb, et kas ikka, et kas vanemad ikka jõuavad teda toetada, et ta õpib. Aga selles mõttes, et nüüd ta ütles selle välja ja vanemad ütles, et ei, et me võime lubada sul paar kõrgharidust veel teha, kui sulle tõesti meeldib nagu õppida ja enamusi lapsi peab ju ajama jõuga, et meil on hea meel, et sa seda teed. Aga enda sees see noor inimene oli selle keeranud nagu nii üles, et miks ma jään kaela peale, et ma võiks ju tööle minna. Et selliste asjadega tuleb nagu arvestada ja need aitavad tegelikult nagu selle stressi nii-öelda ära lahustada või lahjendada natuke. Ja viimane, mis sellise kiirabimeetodina võib-olla nagu aitab, mis on selline natukene lõbusam ka, tasub mõelda sellise mõtted, tunded, käitumine ringi peale. Et need 3 on omavahel väga-väga tugevalt seotud ja kui ühte nagu muuta, siis automaatselt tegelikult muutuvad nagu teised natukene ka. Ehk et me saame nagu suunata seda olukorda. Ehk siis, kui meil on sellised väga rasked mõtted nii-öelda, siis need ju tekitavad ka selliseid raskeid tundeid. Ja kui meil on sellised rasked tunded, siis me ka käitume, me olemegi norus, me ei jaksa, me ei jõua, me ei taha. Kui me nüüd ikkagi vaatamata sellele, et need sellised mõtted on tumedad ja tunded on rasked, me viime ennast kas või välja jalutama. Me paneme füüsiliselt selle keha lihtsalt liikuma, mis sest, et muud ei tule, vaikselt hakkab tulema muud asjad järgi. Tekivad mingid mõtted või tunded veel, mida ma näen või mida ma tunnen või mis mu ümber on, et võib-olla see sügis tegelikult ei olegi nii depressiivne, et täitsa ilus kollane on. Et selles mõttes, et ja igas selles nii-öelda nagu punktis saab midagi muuta niimoodi, et see muudaks natukene neid teisi olukordi ka. Võib-olla selline käitumuslik veel selline vahva näide on see, et öeldakse ju, et kui sa ei taha nutta, siis vaata üles. Sest hästi raske on nutta, kui sul silmad on üleval. Väga lihtne on nutta, kui mul on silmad maas. Ehk siis, et kui te olete missivõistluse võitnud just ilus meik on ja ei taha nutta, siis vaadake üles ja naeratage. Ja siis isegi kui see on hea nutt, siis see läheb ära niimoodi, et vesi ei tule välja. Et samamoodi öeldakse, et sellist me saame oma emotsioonidega nagu ära petta ennast. Ehk siis, et kui lihtsalt naeratada ja naeratada ja naeratada, siis läheb varsti kergemaks. Kui naeratus üldse ei tule, siis öeldakse, et võid panna pliiatsi niimoodi suu omale. Et ei saa suunurgad alla langeda ja ühel hetkel see tundub lihtsalt nii tobe, et ikka natukene läheb naljakaks ja hakkab järjest ja just oluline nagu ongi see, et sa ei jää sinna nagu kinni, sest sellisesse stressi kinni jääda on nagu hästi lihtne, siis hakkad nägema ainult seda, mis sellega seotud on, ainult seda negatiivset, halba. See on nii nagu kriisi puhul, et sul tekib selline tunnel nägemine ja siis meil lihtsalt on vaja, et see tunneli suuga siis keerata mingi teise asja peale või teha see natukene nagu suuremaks. Aga seal nagu ise saab teadlikult siis nende asjadega nii-öelda nagu tegeleda. Aga kui nüüd sellest nii-öelda kiirabi osast, alati ei saa seda nii-öelda öeldagi, et ma tegelen sellega siis, kui see tuleb, vaid tegelikult oleks mõistlik tegeleda ka teadlikult sellise stressi juhtimisega ja seda tavaliselt siis saab nii-öelda teha 3 tasandil. Ja see on ka selline, kus siis nii-öelda nagu see ettevõtte pool just või selline pool saab nagu liituda sellesse, et kui need kiirabi asjad olid pigem, mida sa ise saad teha. Ja esimene tasand siin ongi selline minu lemmiktasand, sest sellel on see eesmärk on siis suunatud stressi ennetamisele ja sellele, et kuidas siis neid stressoreid nii-öelda nagu eemaldada ja kõrvaldada. Ehk siis, et kes nii-öelda on tööohutusega kokku puutunud, siis täpselt nii nagu seal, et kõigepealt me proovime selle ohu üldse elimineerida. Ehk siis, et ta üldse ei ohustaks meid. Et me ei hakka inimesele kohe panema kiivrit pähe ja klappe kõrva, et me kõigepealt vaatame, et äkki me saame selle müraallika või selle pähekukkumisva kiviohu kuidagi niimoodi ära kõrvaldada. Ehk siis, et siin on täpselt see sama, et see eesmärk on ennetada, see eesmärk on püüda kõrvaldada siis neid stressi allikaid, ehk siis nagu ohuallikaid.
ja seda saab teha jälle nii-öelda mitmel tasandil, ehk siis üks tasand on selline makrotasand, mis siis tähendabki just sellist organisatsioonikultuuri ja juhtimistasandit, kus me saame organisatsioonina juba midagi niimoodi kokku leppida, et see ei tekitaks meil stressi. See on samamoodi, et organisatsiooni tasandil saabki siis sätitada seda töökoormust näiteks, mis sageli on üheks stressiallikaks ja vaadatagi üle sellised tööohutuse korralduse, karjäärivõimalused, mis on väga olulised, et kas ma saan aru, kuidas ma siit nii-öelda nagu edasi lähen. Ja samamoodi nagu organisatsiooni tasandil on hästi oluline tegeleda kiusamisega. Ehk siis, et see võib-olla veel niisuguse eraldi ääremärkusena juurde, et see kiusamisega ei saa tegeleda nagu üksikisiku tasandil või see, et kui nüüd Marit kiusatakse, et siis me läheme Mari juurde ja hakkame Mariga tegelema. Et ei, et siis, kui Marit kiusatakse, siis tuleb tervele organisatsioonile tegelikult teha selgeks, mis on kiusamine, et me ei tolereeri seda, et see on null aktsepteeritav, et tekib mingi kiusamine. Sest see lisatähelepanu ja see, et me Mari turgutame üles, ei võta ära seda, et hakatakse kedagi teist kiusama. Ehk siis, et kiusamise puhul alati nagu organisatsiooni tasemel mina soovitaks tegeleda. Teine võimalus, kuidas siis nii-öelda selle ennetusega tegeleda, on siis muutused mikrokeskkonnas. See on siis selline igasuguste süsteemide ja konkreetsete ülesannete ümberkujundamine selliseks, et nad ei tekita rohkem. Sest väga sageli meil on ju ka see, et meil mingist programmist tuleb see stress, sest lihtsalt ta ei tee nii, nagu peab. Või mingid asjad kustuvad ära või ma pean niimoodi ma saan ise aru, et ma pean mingit lolli tööd tegema, ma pean copy-pastima kuskilt siit tänapäeva ajastul, eks ole. Et siis see on jälle selline, mida organisatsiooni tasemel tegelikult siis saabki muuta läbi selle, et ikkagi see mingisugune programm või süsteem, et see töövahendina oleks tegelikult nagu korrektne ja töötaks nii, nagu ta peab töötama. Samamoodi ongi siis mingi alternatiivne töökorraldus, võib-olla sättida midagi ringi, vahetada võib-olla inimestega ka tööülesandeid, sest alati kellelegi meeldib midagi rohkem ja kellelegi meeldib midagi vähem. Et kuigi nad teevad sama tööd, siis nad võivad teha võib-olla, et üks teeb rohkem seda, teine teeb rohkem seda, on mõlemad õnnelikumad. Ja seda ennetust kindlasti sellisel tasandil saab veel siis nii-öelda parandada ka siis läbi igasugust selliste meeskonnaharjutuste, et me meeskonnana oleme tugevad ja toetavad. Ja kolmas selline esimese tasandi siis see sekkumine on siis see, et suurendada töötajate sellise kontrolli tajumist. Ehk siis seda, et nad ise kontrollivad oma asju, et neil see taju oleks nagu olemas. Et ma ei tule siia hommikul kell 8, et mul antakse käsud kätte ja siis ma lihtsalt pean mingeid asju tegema. Ehk siis, et esiteks tuleks anda selline võimalus enda tööülesannetes rääkida kaasa ja pigem öelda, millist tulemust me ootame, mitte panna kõiki neid samme sinna täpselt kirja. Ja teine on ka siis selle, ütleme, et sellistes üldistes küsimustes inimeste kaasamine. Isegi võib-olla sellistes küsimustes, mis mind otseselt ei ole minu võib-olla kohustus, aga esiteks, et ma tean, mis meie organisatsioonis toimub ja teiseks ka selline, et kui on sellised otsustused näiteks kas või, et me mõtlemegi välja, et mis on meie organisatsiooni väärtused. Et siis ei tule kuskilt niimoodi, et juhatusest tuleb kiri, meie väärtused on nüüd ausus, lojaalsus ja ma ei tea, kliendisõbralikkus on ju. Et need tuleksid nagu alt üles, et inimene tunneks, et see on minu väärtus ka, sest vastasel juhul ta pannakse järjekordselt nagu fakti ette, et ei ole. Ja siis see eesmärk siis kõikide nende tegevuste eesmärk siis kokku, nagu öeldud, on siis stressi ennetamine. Aga kõike me ennetada ei saa, nii nagu selles tööohutuse poole peal ka, et ikkagi mingid mürad kuskil on, mingisugused tegurid kuskil on ja siis me peame hakkama nii-öelda inimest kaitsma. Ja selleks ongi see teine tasand, mis on siis nii-öelda reageerimisele suunatud ja see siis esiteks aitab ta mul ja minu meeskonnal ja ütleme organisatsiooni liikmetel ära tunda, mis need stressorid nagu on meie jaoks ja aitab siis nii-öelda nagu leida õiged ja võimalikult efektiivsed siis nii-öelda vastused neile stressidele. Et kuidas ma sellega hakkama saan ja kuidas ma saaksin reageerida võimalikult vähe kahjulikul viisil.
ja sageli seda saab siis teha läbi harjutuste, läbi koolituste. Igasuguste koolituste puhul mina alati soovitan ettevõtetele, et mõelge sisekoolituste peale, aga mitte selles mõttes, et te kutsute kellegi ettevõttesse rääkima, vaid mõelge selle peale, et teil on oma organisatsioonis väga palju inimesi, kes oskavad midagi väga hästi. Keegi on väga hea ajajuht, keegi ongi väga hea selline stressiga toimetulija, keegi oskab väga hästi mingisuguseid süsteeme. Et esiteks on see ettevõttele tunduvalt soodsam, aga teiseks on ka see, et kui mina tulen sinu ettevõttesse rääkima, et tee nii ja siis sul enam stressi ei ole, siis ma mõtlen, jah, teoorias ilus, aga meie ettevõttesse ju ei toimi, sest see juhataja ei lase mul nii teha. Et siis, kui seda ütleb minu enda kolleeg, kes on tegelikult kannab minuga enam-vähem samu susse, siis ta ei tule sellise teoreetilise pakkumisega välja. Kui tema on leidnud mingi mooduse, siis järelikult, kui tal see toimib, siis see toimib nagu sinu ettevõttes. Ehk et sa saad nagu päriselt õppida sellest. Et selle peale võib nagu mõelda neid igasuguseid koolitusi korraldades. Ja siis meil on kolmas tasand. Kolmas tasand on siis need õnnetud, kes siis mingil põhjusel on nii-öelda nendest kahest esimesest filtrist ikkagi läbi kukkunud ja siin ongi siis vaja juba nii-öelda välja kujunenud selle stressiga siis nii-öelda kuidagi nagu hakkama saada. Ja eesmärk ongi siis aidata leida nendel sellises tugeva stressis inimestel siis endal abi, kuhu nad võivad pöörduda, milline see abi võiks olla ja samamoodi, et kui nad selle abi on saanud, et me aitame neil nagu tagasi ka tulla turvaliselt. Et see on selline koht, mis unustatakse sageli ära. Et me saatsime ta ju, ütleme, et me võimaldame kliinilise psühholoogi nõustamist, ütleme näiteks, ja inimene käib seal ja siis sellega nagu see lõppeb. Aga kaua ta seal käib, mis tast sai, kuidas ta nüüd nagu hakkama saab. Ja kõige nagu toredam on ju see, et kui inimene läheb, ütleme, et tõsiselt sellisesse läbipõlemisse või depressiooni ja ta näeb vaeva ja ta saab endaga kõik korda, ta võtab ka aja maha, ta võib-olla on 2 kuud teil töölt ära. Ja siis ta tuleb tagasi ja 2 nädalaga ta on samas seisus, sest midagi ei muutunud tegelikult. See olukord on täpselt sama. Ehk siis, et siin on nagu hästi oluline just see töötaja tagasi tuleb ka. Et kuhu ta tagasi tuleb, kuidas ta tagasi tuleb ja kas ta päriselt siis on ka nagu abi saanud. Ja sellel tasemel siis, nagu ma ütlesingi, on selline nõustamine, on hästi sage vahend, mida nii-öelda nagu kasutatakse. Aga lisaks ka siis selline sotsiaalsete tugivõrgustike loomine, ehk siis, et võib-olla ongi tal kõrvale vaja mingisugust toetust. See toetus võib tulla töökeskkonnas, see toetus võib tulla ka väljastpoolt. Et siin tuleb nagu vaadata hästi inimesele otsa, et kuidas see nagu temale sobib. Ütleme sellistes uuema ja moodsates firmades on juba aina rohkem selline levinud töötaja siis, kui ta on mingi staažiga juba näiteks 5 aastat töötanud, et tal on siis õigus võtta seal 3 või 4 kuud palgaga puhkust. Et just see, et nagu ta on väga pingsalt tööd teinud, ta on võib-olla teinud mingisuguse mega karjäärihüppe ka veel selle aja jooksul, aga et ta saaks siis nii-öelda nagu natuke settida, natuke järgi mõelda ja ei ole harv ka see juhus, et see inimene võib-olla peale seda ei lähegi samasse organisatsiooni tagasi, sest ta saab nagu aru, aga siiski see on nagu organisatsioonile palju parem, sest esiteks lahkumine on sõbralik. See inimene räägib kindlasti head organisatsiooni kohta, kui ta sellistel tingimustel ära läheb ja ütleme, et ka see, et pigem siis las ta läheb rõõmsalt ära, kui ta jääb siia vinduma, mitte head tööd tegema ja veel organisatsiooni kohta nii-öelda negatiivselt nagu tekitama. Ehk see, seda ei tasu nagu tegelikult väga karta, head inimesed, kes sulle sobivad, kes hindavad, kes teevad õiget asja, neil ei ole põhjust ära minna. Ja nad on väga tänulikud ja lojaalsed just selle võimaluse eest, mis neile on antud. Enamus kasutab seda näiteks ju reisimiseks, ütleme nooremad inimesed. Et see on selline, mida võib-olla tehakse. Ja igal sellel nimetatud tasandil on võimalik siis nii-öelda pühenduda ühele inimesele, pühenduda ühele meeskonnale või siis tervele nagu organisatsioonile. Et millisel tasemel see nii-öelda sekkumine peaks olema, seda tuleb siis nii-öelda analüüsida väga sellest konkreetsest seisundist siis vastavalt.
Nüüd ma küsiks, et meil on 18 minutit pausini. Küsimusi, kommentaare, võib-olla oma näiteid, võib-olla lihtsalt midagi, mida tahaks jagada, et seoses nüüd kogu selle teemaga. Nii, üks hetk, ma toon sulle mikrofoni, siis kuulevad inimesed ekraani taga ka. Et kuidas praegusel hetkel just tulla toime nende ootamatustega, et mis ei sõltu nagu meist ja ütleme, et kui sa pead nagu hetkel turismis elama üks päev korraga, siis on hästi raske plaane teha. See tekitab kogu meeskonna stressi, küsimusi, meediakära, kõik seal ümber. Et kuidas nagu üks ettevõtte juht peaks toime tulema iseenda ja siis kogu meeskonnaga nagu sellisel hetkel, et need stressi perioodid on ju tegelikult hästi hüppelised, kord hästi kõrgel, kord hästi madalal, et kui suvel terendab juba päike, siis septembris see päike nagu kukub kohe hästi kiiresti auku, et kuidas selliste asjadega nagu toime tulla, et mina esimest korda nagu ma karjääri jooksul nagu tunnen, et ma ei tule toime sellega, et just kuidas nagu motiveerida ennast ja siis samas sa pead ju ka teisi motiveerima. Kõigepealt tuleb iseendaga hakkama saada. Õige. Et võib-olla üks selline märksõna, mille peale siin nagu hästi mõelda, sest nagu sa ütlesid, sa ju ei tea. Sa lihtsalt ei tea, mis homne toob. Aga ütleme, sinu meeskonnale on hästi oluline, et sa ütled neile, et sa ei tea. Sageli juhina ikkagi me tahame, teadmistes on nii-öelda nagu jõud ja me tahame ikkagi nagu näida nendena, kes olukorda kontrollivad. Siis seda rohkem jääb sellele meeskonnaliikmele tunne, et seda tehakse kuidagi tema arvelt või teda jäetakse just nimelt välja ja sellised, et ehk siis, et isegi kui sul ei ole informatsiooni, siis kui öelda töötajatele, et mul ei ole täna informatsiooni, homme ma annan nii-öelda uuesti teada, kas mul siis on või ei ole. Et see on hästi positiivne ja see aitab kindlasti meeskonda nii-öelda hästi. Teine asi üldse see, nagu sa ütlesid, ootamatustega või sellise teadmatusega toimetulek, et siin ongi see, millest ma enne ka rääkisin, et natukene teadmatus selle võrra on väiksem, et ma tean, et ma midagi ei tea. Ehk siis, et mõelda seda selles mõttes, et ma tean, et homme võib kõik muutuda. Ja kui see muutub, siis on see, mis ma ütlesin. Ja kui ei muutu, kui äge. Ehk siis, et jätta endale see nagu selline positiivne kilp just selles mõttes, et jah, ma sellel hetkel, nagu ma enne ütlesin, et kui mina ei saa seda olukorda ju muuta. Ehk siis, et see, kas siin tehakse midagi piir lahti või kuskil või kuidas need ütleme üldse on, et kui see minust nagu üldse ei sõltu, ja ükskõik kui palju ma selle peale ka öösel mõtlen, ikka tulemus on sama. Et ikka minust ei sõltu ja ikka tehakse nii, nagu siis ütleme siis kuskil nii-öelda otsustatakse, kuhu ma ei saa vahele panna. Mis on nagu meeskonnaga, ütleme tänapäeval üldse, mis on selline väga raske koht, on see, et meil tagakuklas on ju tegelikult see hirm kaotada tööd. Isegi siis, kui me oleme nagu väga heal kohal, väga kindlal kohal, väga paljud ikkagi elavad nii-öelda palgast palgani, mis tähendab seda, et kui ma ei saa järgmine kuu palka, siis mul ei ole võib-olla katust pea kohal ja mul ei ole süüa laua peal. Ja need on nii baasvajadused, et nende kaotamist nagu inimene väga-väga kardab. Ehk siis, et võimaluste piires siis anda inimesele just nimelt nagu teada, mis võimalused on, mis see kõige miinimumvariant on, et ta teaks, et kas ma ikkagi süüa saan homme osta või ei saa. Need sammud on nüüd tehtud selle sügisega saabudes, et kevadel oli see nagu üpris selline keeruline, kevadel olid jälle selles suhtes toetused olemas, kuigi nad tulid ka hiljem, just. Nüüd hetkel tegelikult ei tea, kas nad tulevad. Just. Et kui mul oleks teadmine, et need tulevad, saaksin motiveerima meeskonda palju lihtsalt. Just. Et hetkel meil ei ole tegelikult enam päev, isegi kuu korraga juurde veel. Need sammud on nüüd hetkel tehtud, aga ma mõnetan ikkagi seda stressi nii enda kui töötajatele, et mina ei vastuta ikkagi juhina nende eest. Just. Ja muidugi tuleb ka olla nagu selles mõttes aus nendega, et ma ei tea, mis toimub.
ja kui sul ei ole võimalik olla, et ma toetan sind ka mingisuguste lisatööde otsimisel või mingisuguste lisavõimaluste otsimisel. Ma kirjutan sulle kas või nii-öelda seda iseloomustust või sellist nagu head saatekirja, et see on täna see, mida ma saan teha, sest seda olukorda ma ju muuta täna ise ei saa. Sest inimene saab siis aru, et ta on siin nagu nii-öelda vajatud, aga ütleme, ka ressursid saavad ettevõtetel otsa, et ma ei saa teadmatuses hoida. Ehk siis, et rääkida hästi ausalt need teemad nii-öelda nagu töötajatega läbi ja öeldagi, et ma mõistan, kui sa ei saa jääda ootama, kuna ajad lähevad paremaks, eks ole, sest pered on ju vaja ülal pidada, mitte midagi ei ole teha. Et nüüdsest tuli tegelikult minu meelest vist juba hakkas kehtima, äkki keegi oskab kommenteerida, et nüüd saab ka nii-öelda töötuna arvel olev inimene teha neid tööampsusid kuni vist 200 eurot 6-8 tundi. Ehk see on ka üks võimalus, et kui sul on nagu töötaja, kelle pole täis töökohta pakkuda, võib-olla ta suunatagi sinna nii-öelda töötukassasse ja ta saab ikkagi olla ühenduses, teha neid väikseid tööampse nii palju, kui on võimalik teha. Sest täna ju tegelikult me peame ellu jääma. Mina ei tea, kas see kehtib praegu. Et seda töötukassast võiks uurida, et kas see on hakanud või millal see hakkab kehtima, sest see võiks nagu natuke leevendusvat olla. Aga et nagu aus tuleb jah olla selles mõttes, et tuleb aru saada, et inimene peab ellu jääma ja ettevõte püüab ka nii kaua ellu jääda kui võimalik, sest vastasel juhul ei ole kuhugi tagasi tulla. Aga me tegelikult ju kõik loodame, et see on see stressiolukord, mis ühel hetkel lõpeb ja me saame siia nagu tagasi tulla. Ja muidugi turism on jah selline Tore ala praegu. Just, et ilmselt räägitakse alati hästi palju sellistest arstid, õed, politsei, aga et unustatakse ära jah, et tegelikult meil on ju teised sektorid ka, kus on, kui need nüüd ära kaovad ja olukord normaliseerub, me oskame neist väga-väga puudust tunda. Et selles mõttes jah, aga et selline aus, avatud kommunikatsioon on hästi põhiline ja endale nagu aru andmine ka, ma ei saa nagu inimest kinni hoida, kui ma ei saa talle tegelikult pakkuda seda, mis ma olen talle lubanud. Aga et see ei peaks olema nagu selline negatiivne, vaid pigem just selline toetav, sest see tähendab ka seda, et ta võib esimesel võimalusel pöördub tagasi siia. Veel küsimusi? Nii. See ei ole küll otseselt küsimus, aga võib-olla siis see, mis tekitab meis sellist rohkem, võib-olla selle stressi on see pidev edukultus, et me peame olema ju kõiges parimad, kõiges alati nii-öelda eeskujuks ja samas see toob kaasa ka selle, et meil puuduvad sotsiaalsed oskused kõige sellega hakkama saada. Me ei õpi seda koolis. See tuleb kas siis kodust kaasa või läbi kogemuste, ja tänane nii-öelda kevad ja kõik need muutustajad, et me ei ole selleks valmis olnud, et mida teha nüüd, et kõiges sellises olukorras me ei ütleks seda, et see on normaalne, et me ei saa hakkama, me ei nimetaks seda veel kõike stressiks. See lihtsalt ongi meie tänane normaalsus ja just nimelt see, kuidas saada selles hakkama. Et mulle tundub kohati ka, et me väga kiiresti tembeldame kõiki asju stressina. Täitsa nõus, et selles mõttes, et see teisele poole nagu ülereageerimine on samasugune. Et on ju sama tekkinud ka kõigi sellise kiusamise ja seksuaalse ahistamisega, et jumal küll aitas mulle mantli selga, milline tõbras. Või siis jah, hakati, ütleme, et mis on selline, üks pool sellel on see, et hakati ka väga nagu halvustama seda, kes hakkas abi küsima. Ja see nagu veel võimendas seda teemat, et nüüd meil ongi ainult sellised pehmod ja lumehelbekesed ja sellised, et lihtsalt võib-olla tuli rohkem inimesi ka julgemalt välja, et see ei tähenda seda, et nüüd enamus seda rohkem nagu stressiks nimetab, aga võib-olla tekkis mingitel inimestel nagu julgus see välja öelda, kui neil see oli, aga see väga ruttu nii-öelda nagu
püüti nagu maha suruda, mis siis ühelt poolt võib-olla viis selle peitu, aga see ei normaliseerinud seda stressi veel nende jaoks ära. Üleüldse, et mitte nii-öelda üle pingutada, et siis tasubki tegelikult tegeleda nende samade, mis ma välja ka tõin, et sellised kiirabi tegevused, ehk siis, et see teadmine, et ega ma ei saa maailma muuta ja kui keegi tunneb, et tema jaoks on kohutavalt stressirohke, siis jumal temaga, eks ole, aga et mina ise saan mõelda, et kuidas ma sellega nagu hakkama saan, sest oluline ju ongi see, et mitte kas ma hindan, kas ma olen stressis või mitte, vaid kuidas minu organism sellele käitub. Ehk siis, et kui ma ütlen, et ei, mul on kõik väga hästi ja samal ajal ma olen 2 nädala kaupa olen gripis, mul on mingisugused megamigreenivalud, on ju, lihaspingevalud, käed juba värisevad, magada ei saa öösel. Et siis see, et ma eitan, et see on nagu stressist, see tegelikult ei aita. Ja teistpidi ei aita samamoodi see, kui ma tunnengi, mul on jaksu, mul on jõudu, mul on tahtmist, on ja siis ma hakkan iseendale nagu peale suruma neist, et ilmselt mul nüüd ikka tuleb stress, et ma olen teinud. Et hästi tuleb nagu selle koha peal iseendast ausalt iseendast lähtuda, et kuidas mina ennast nagu tunnen ja aktsepteerida just seda, et see on erinev. Et minu puhul tekitab kõrget stressi või on kõrge stressi näitajaks juba need ja need asjad, tema puhul on see hoopis teistmoodi. Et sellisele nagu erinevusele või individuaalsusele nii-öelda nagu tugiseda, et me ei saa, nagu ma ütlesin ka, et kui keegi tuleb ja ütleb, et kiusatakse, siis ma ei saa kunagi öelda, et sind ei kiusata, sest kui sa nii tunned, siis sind järelikult kiusatakse. Samamoodi on see, et kui sa nii tunned, et sa oled nii stressis, eks ole, et sa ei saa enam normaalselt funktsioneerida, siis sinu jaoks oledki, mis sest, et samades tingimustes teine töötaja saab väga hästi hakkama ja tal ei ole. Aga et meil see valu läbi ongi erinev. Aga oluline on jah, et me ise ei hakka õhutama seda nii-öelda, sest see kogu see vaimsest tervisest rääkimine ei tohiks minna nagu teisele poole uppi, et nüüd enam mitte midagi muud ei olegi oluline, nüüd me ainult räägime sellest stressist ja läbipõlemisest ja sellest, et kõik muud asjad võivad nagu oodata, et just, et ta oleks tasakaalus, et ta oleks normaalne selline elu osa, et mul ongi füüsiline tervis, mul on vaimne tervis ja ma võrdselt nende eest hoolitsen. Ja tegelikult tore on just see, et selle mõlema tervisest hoolitsed, et väga paljud sammud on samad. Ikka uni ja söömine ja liikumine. Et tegelikult need on ju sellise terviku toetamiseks, et see on võib-olla see, mida me siis saame nagu teha. Nii, aga siis me saame ka ilmselt minna lõunale ja tulla tagasi kell 1.